Tervitus teile, head konservatiivse Harjumaa inimesed. On pühapäev. Vastlakuu esimene pühapäev, mis oma rahvusvahelise nimetuse, märts, on saanud teatavasti Vana-Rooma sõjajumala Marsi või Martiuse järgi. Tänasel päeval saame taas teha oodatud kokkuvõtte jooksval nädalal meie lehel toimunus. Arusaadavalt, et kohtudes teiega Piltkasti kanalil esimest korda, olen täidetud põnevuse ja ootusega. Loodan südamest, et meie ühiselt veedetud aeg saab olema erakordselt huvitav ning rahulolu pakku. Ise teen selle nimel absoluutselt kõikvõimalikku. Liikudes nüüd siis nädala esimese päeva peale, on mul võimalik märkida järgmist. Esmaspäev saatis meid läbi päeva kahe suure sündmuse valguses. Kõigepealt oli teatavasti meie riigi sünnipäev. Eesti Vabariik tähistas oma 107. sünnipäeva. Suur osa uudistest oli kantud peomeeleolust ning õnnitlustest, mistõttu üllatavat ja erakordselt silmapaistvat sellel päeval eraldi rõhutatuna välja tuua on peaaegu võimatu. See päev on meie rahva jaoks tähendanud lipuheiskamisi, kiluleiba, meenutusi riigi sünni kohta, sõjaväeparaadi, presidendi vastuvõttu ja loomulikult traditsioonilist tõrviku rongkäiku Tallinnas. Viimati nimetatud sündmuse kohta pean paslikuks meenutada, et selle initsiaatoriks oli kunagi rahvusliku ilmavaatega noorteorganisatsioon Sinine Äratus ja suureks, üleriigiliseks sündmuseks tõstis selle konservatiivne rahvaerakond. Nüüd edasi, ma ei tea, kas seda saab nimetada üllatuseks, pigem küll mitte, aga konservatiivse Harjumaa lugejate jaoks osutus esmaspäeval oluliseks sündmuseks riigi aastapäeva kõrval seesama asi, millele kogu maailm esmaspäeval massiivset tähelepanu pööras. Otse loomulikult oli selleks suure sõja algus Ukrainas. Teatavasti samal päeval meie rahvapüha ja riigi sünnipäevaga algas rassistliku naaberriigi täiemahuline sõjaline sissetung iseseisva Ukraina territooriumile. Mõnede analüütikute arvates alustasid venelased sellega kolmandat maailmasõda. Sõltumata sellest, kas lugeda venelaste sissetungi Ukrainasse kolmanda maailmasõja alguseks või lokaalseks konfliktiks, esmaspäeval sai 3 aastat täis sellest traagilisest päevast, kui moskoviitide hordid sõnamurdlikult ja sõda kuulutamata ründasid oma naaberriiki Ukrainat. Sõnamurdlikult selles tähenduses, et teatavasti andsid venelased lubaduse 1994. aastal Budapesti memorandumiga, et on Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse garanteerijad koos Ameerika ning Inglismaaga. Moskvale iseloomulikult nad endale võetud rahvusvahelisi kohustusi ei täitnud, vaid tegutsesid täiesti vastupidises suunas. Võetud kohustuste rikkumist alustati nende poolt juba 1914. aastal, äärmiselt halvasti varjatud hübriidse sõjalise operatsiooniga Krimmis, mida saatsid Venemaa poolt mõistuse kaotanud inimese sonimist meenutavad eitused, nagu poleks nad üldse selle tegevusega seotud, ning hiljem harimatu kooliõpilase vabandusi meenutavad õigustused oma vallutustegevusele. Tõepoolest, alguses püüdis idanaabri Ladvik ja juhtfiguurid sündinud vallutusaktsiooni eitada, nagu ka oma riigi seost selle anastusoperatsiooniga. Igasugust infantiilset soga aeti maailma avalikkusele, kuid tõde ei seisnud kuigi kaua vaka all. 3 aastat tagasi aga astuti järgmine ning veelgi räigem samm. Eskalatsioon oli täielik ning sõjategevus naaberriigi vastu täiemahuline. Siinjuures rassistliku idanaabri poolt endale püstitatud ülesanne, sundida Ukraina alistuma 3 päevaga, Ukraina ühtlasi demilitariseerida ja denatsifitseerida kukkus külili üsna pea, kui selgus, et Venemaa ei suuda oma eesmärke täita. Enamgi veel. Nüüd, kui vallutussõda on peetud 3 päeva asemel 3 aastat, me näeme, et Venemaa ise on suures osas demilitariseeritud. Väidetavalt maailma tugevuselt teisest armeest on saanud tugevuselt teine armee Ukrainas. On tõenäoline, et peagi saab moskoviitide riik ka denatsifitseeritud, kui eeldada, et sealsed rassistlikud võimumehed eesotsas diktaatoriga kaotavad reaalse võimu. Niisiis on ka selge, miks ma sellest asjast üldse nii pikalt räägin. Konservatiivse Harjumaa lehel sai just see uudisnupp koos oma kommentaaridega, mis käsitles Ukraina sõja 3. aastapäeva, kõige loetumaks uudisenupuks sellel päeval üldse. Loetumaks veel, kui teated kiluleibadest, Toompea lossi lipust või pakkide viisi erinevatest õnnitlustest meie riigi sünnipäeva puhul. Ka teine teema, milline osutus meie lehelugejate jaoks põnevamaks teemaks kui aastapäeva uudised avalikus meedias. See teema puudutas suhtumist meeste osalemisesse naiste spordivõistlustel. Kui täpsem olla, siis nende meeste osalemist, kes ennast nimetavad naisteks või püüavad välja näha kui naised. Selles populaarses uudises räägiti sellest, et Maailma Kergejõustikuliidu president Sebastian Coe, kes kandideerib rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi kohale, astus ühte paati USA presidendit Donald Trumpiga, kui rääkida suhtumisest niinimetatud transsooliste sportlaste osalemisesse naistespordis. Ameerika president Trump allkirjastas veebruarikuus täidesaatva määruse, mille eesmärk oli keelata meeste osalemise naistespordis. Jutt käib siis niinimetatud transsoolistest meestest.
Ühtlasi soovitakse Välisministeeriumi kaudu avaldada vastavat survet ka rahvusvahelisele olümpiakomiteele, sest 2028. aastal võõrustab Los Angeles suveolümpiamänge. Konservatiivne Harjumaa märkis selle uudise peale, et tegemist pole president Trumpi prerogatiiviga. Seda nähtust tuleb käsitleda ühiskondlikult terve mõistuse triumfina, kui mehed, kes end millegipärast naistena määratlevad, ei saa naiste spordialadel koos naistega võistelda. Isegi siis, kui need mehed ennast transsoolisteks nimetavad ja naiste riided selga panevad. See on tegelikult selgelt meditsiiniline probleem. Tundub, et üsna sarnaselt mõtlevad kõik tasakaaluka mõtlemisega inimesed. Esmaspäeval, vabariigi aastapäeva kõrval populaarseks teemaks tõusnud Ukraina asjad jätkasid konservatiivse Harjumaa lugejate hingestamist ka teisipäeval. Mõlemad top-uudised puudutasid ühte või teist külge pidi Venemaa rünnaku all kannatava Ukraina tegemisi. Kõige huvitavamaks pidasid meie lehe lugejad Wall Street Journali lehekülgedelt korjatud ja tõlgitud ning Postimehe vahendusel meie lehele kukkunud uudist, milline põhimõtteliselt analüüsis president Trumpi soovi Ukrainas toimuvate tapatalgude lõpetamiseks. Kirjatüki pealkiri oli üsna iseloomulik ja asja kokkuvõttev. Pealkiri kõlas nii, et Trump tahab sõjakähku ära lõpetada, aga Venemaal on omaenda ajakava. Artikli kohaselt soovib USA president Donald Trump lõpetada Ukraina sõja kiiresti, kuid tema plaan põrkub Venemaa läbirääkimistaktika ja president Vladimir Putini eesmärkidega. Trump on lubanud sõja peatada esimesel ametipäeval, lootes kasutada oma varasemaid suhteid Putiniga. Venemaa aga venitab läbirääkimisi, oodates Ukraina ja lääne väsimust ning suuremat sõjalist edu. Artiklis arutatakse selle üle, et president Trumpi meeskond kaalub Ukrainale relvastuse suurendamist või vastupidi, hoopis selle vähendamist, et sundida mõlemat poolt rahu sõlmima. Putin on seadnud eesmärgiks Ukraina idaosa ja lõunaosa üle täieliku kontrolli saavutamine. Artikkel rõhutab, et Trumpi kiire lahenduse lootus ei pruugi ühtida putinliku Venemaa aeglasema ajakava ning plaanidega. Venemaal nähakse Trumpi poolt survestamist pigem ettevaatamatuse ja lühinägelikkusena ja Putini plaane toestava tegurina kui ohuna neile. Ukraina toetajad kardavad samas, et Trumpi surve võib Kiievile kahjulikke järeleandmisi kaasa tuua. Kokkuvõttes tõdetakse, et kahe suurriigi juhi lähenemistes Ukraina küsimusele on vastandlikke ning konfliktseid jooni. Populaarsuselt teine uudis sekundeeris esimesele üsna selgelt ja käsitles Ukraina presidendivalimisi. Teatavasti on president Trump läinud riivamisi kaasa Putini narratiiviga, et Ukrainal pole presidenti. Trump küll seda nii otsesõnu ei väida, kuid on avaldanud korduvalt arvamust, et Ukraina võiks ellu kutsuda presidendivalimised, hoolimata kestvast sõjast. Seda arvamust ei toeta enamus demokraatlike riikide poliitikuist ning nii mõnigi suurtest poliitikutest on ka avaldanud, et selline lähenemine asjadele ei ole mõistetav. Britannia poliitikute suust on tulnud võrdlusi viitega teisele maailmasõjale, et ükski riik ei korraldanud sõja ajal siis valimisi ning pole siiamaani keegi tulnud esile väitega, et see oli vale. Nüüd võttis selles küsimuses sõna ka Ukraina parlament ning konservatiivne Harjumaa ei saanud mitte vaiki olla. Ukraina parlament ehk Ülemraada ütles otse ja selgelt, Ukraina president valitakse pärast sõja lõppu. Konservatiivse Harjumaa arvates võttis Ukraina parlament vastu ainumõeldava otsuse. Ühesõnaga võttis Ukraina Ülemraada 24. veebruaril vastu otsuse, et presidendivalimisi ei toimu enne, kui riigis lõpeb sõjaseisukord ja Venemaa põhjustatud täiemahuline sõda. See tähendab, et president Volodõmõr Zelenskõi ametiaeg, mis ametlikult lõppes 2024. aastal, jätkub kuni rahu saabumiseni. Põhjuseks toodi põhiseaduslikku keelu korraldada valimisi sõja ajal ning vajadus tagada valimistel osalemine kõigile kodanikele, sealhulgas rindel viibivatele sõduritele. Otsus sündis pärast pikki vaidlusi, kuna opositsioon kritiseeris Zelenskõi võimu pikendamist. Zelenskõi ise kinnitas, et ei kavatse võimu kuritarvitada ning peab valimisi demokraatia osaks, kuid praegu on fookus riigi kaitsmisel. Eksperdid näevad selles sammus katset vältida poliitilist ebastabiilsust sõja ajal. Kolmapäev oli see päev, kui konservatiivse Harjumaa jälgijate meelest lõpuks taandusid Ukraina meeleolud, sõltumata sellest, kas ja kui palju Ukrainat puudutavaid uudistesiirdeid meie lehele jõudis. Olulisemaks teemaks tõusis hoopistükkis valitsuse tervis ja jätkamine. Üldiselt on juba kord nii, et kui valitsuskriisile pisutki viidatakse, hoolimata sellest, kui tugevad on sellise viite alusmüürid, nii see uudis ka lendama läheb. Põhjus on siin väga lihtne, liberaalse valitsuse jätkuv ning süvenev ebapopulaarsus. Ja muidugi oli sellegi uudise taustateemaks ühiskonnas pulbitsev tuugenite probleem. Uudise pani lendama aga informatsioon sellest, et kolmapäevase Riigikogu infotunni ajal küsiti peaminister Kristen Michalilt, kas kliimaminister Yoko Alender peaks energeetikasegaduse tõttu tagasi astuma.
Peaministri vastus oli nagu oli, ehk Michal küsimusele, kas Alender peaks tagasi astuma, otsesõnu ei vastanudki ning ütles lihtsalt, et kliimaministri ülesanne on jagada välja informatsiooni. Populaarsuselt teise uudisena kerkis sellel päeval aga üles uudisenupp Rene Kokal. Rene Kokk on EKRE saadik Riigikogus ning uudisenupp ise käsitles tema tegemisi parlamendi infotunnis, kus ta päris peaministrilt aru automaksu kohta. Nimelt on tekkinud olukorrad, kus ühe ja sama automudeli eest tuleb maksuna maksta kardinaalselt erinevaid summasid. See uudisenupp lendas meie kodulehel hästi, kogudes rasvase arvu jälgijaid. Neljapäeval, kui kukkunud oli 12. tund, siis osutus konservatiivse Harjumaa lugejatele kõige enam põnevust pakkuvaks uudiseks teade selle kohta, et NATO suuruselt teised relvajõud, kelleks on Türgi armee, on valmis oma vägesid rahuvalvejõududena saatma Ukrainasse. Türgi president Recep Tayyip Erdogan arutas seda teemat nii Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kui rašistliku Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Türgi president pidas vastavaid kohtumisi mõlema mehega veebruari alguses Ankaras separaatselt. Me tahame Ukrainas relvarahu, ma arvan, et kõik osapooled püüdlevad selle poole, märkis Türgi president. Tema sõnul leiti selles kontekstis ühine keel ka Ameerika vabariiklases presidendi Donald Trumpiga. Aga kõigepealt on vaja saavutada üldine relvarahu, et üldse oleks võimalik rääkida mingist rahuvalvetsooni loomisest sõjaka Venemaa ja Euroopa vahele. Neljapäeva populaarsuselt teiseks uudiseks tõusis päeva jooksul tagasihoidlikult alustanud teade uute uudiste saidilt selle kohta, et Eesti 200 poliitik Hendrik Johannes Terras varastas oma projekti päästmiseks EKRE jutupunktid. EKRE väljaanne Uued uudised viitas siinjuures uudisteagentuurile Baltic News Service, kes paiskas maailma teate, et Eesti 200 fraktsiooni kuuluv Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras tegi Riigikogu liikmetele ettepaneku muuta põhiseadust nii, et kohalikel valimistel saaksid hääletada vaid Eesti kodanikud, leides, et NATO ja Euroopa Liidu ning kodakondsuseta inimeste põhiseadusesse sisse kirjutamine ei ole vajalik ning kohane. Kommenteeriks nii palju, et Eesti 200 erakonnana ilmselt sellisel ühtsel positsioonil ei ole. Tekib küsimus, kas isand Terrasel on plaan liikuda lähemale oma isa erakonnale. Tema Euroopa Parlamendi saadikust isa on teatavasti erakonnas Isamaa. Konservatiivne Harjumaa peab oma kohustuseks siinjuures märkida, et toetab igati ja alati neid poliitikuid, kes soovivad, et Eesti riigis kõikidel tasanditel oleksid valijad ja valitavad ainult Eesti riigi täisealised kodanikud. See on vääriline seisukoht ja selgelt meie rahvuslike ja riiklike huvidega kattu. Alustama peaks vist reedese päeva vaadet sellest, et kõigepealt tutvustan pisut avaldatavate uudisnuppude skeemi ja tehnilist füsioloogiat. Konservatiivse Harjumaa lehel ilmutatavad uudised on reeglina organiseeritud nii, et peale avaldamist järgmised sama teemat puudutavad uudised, sõltumata algsest avaldamise kanalist, avaldatakse esimese uudise all, tema kommentarides. Seega on olulised ka kommentaarid, kuna need võivad käsitleda ühe ja sama vaadeldava sündmuse osas erinevaid arusaamasid ja vaatenurki. Teisalt aga ka need kommentaarid oma erinevate nurkadega võivad suurendada uudise levimist ja populaarsust. Nii võib juhtuda ja on konservatiivse Harjumaa lehel ka varasemalt juhtunud, et mõni uudisnupp või postitus, mis ilmub meie lehele õhtul, saab tänu klikkimistele, laikimistele ja kommentaaridele täiendava jõu või nagu võsainglaslikult ehk noortekeeles on kombeks märkida, saavad boost'i. Väga selgeks selliseks näiteks oli reedene päev. Vaadates reedese päeva populaarsemaid uudiseid, siis kuni päeva keskpaigani domineerisid erinevad uudised, erinevatest valdkondadest ja ikka selles stiilis, nagu klassikud ütlevad, et kord piibeleht peal ja Vestman all, siis jälle vastupidi, kuid päeva lõpul rebis ette kõikidest teistest uudistest üks ja väga lühikese ajaga. See käsitles meie mõistes õhtul, kuid Ameerika arusaamade järgi varahommikul alanud kohtumist Ameerika Ühendriikide presidendi Trumpi ja Ukraina president Zelenski vahel. Uudise taustsüsteemiks oli Ukraina-Ameerika Ühendriikide vahel alanud läbirääkimised niinimetatud maavarade lepingu osas. Kogu vaba maailm vaatas Washingtoni poole lootusrikkalt ja absoluutne enamus vaatlejatest olid arvamusel, et mõne päeva jooksul on olulised lepingupunktid läbi vaieldud ning räägitud ja uus nädal algab uue maailmanägemusega, kus surve alla on seatud ehk Venemaa rašistlik diktaator. Ideid selleks olid mitmeid, miks Putin võinuks sattuda surve alla. Juhtus aga šokeeriv üllatus. Oskamatus omavahel tasakaalukalt suhelda viis äsja alanud läbirääkimised sellisesse staadiumisse, et algusjärgus olnud läbirääkimised jõudsid lõppjärku mõnekümne minutiga. Kõik olid kõikide näod täis sõimanud ning hoolimata ukrainlaste soovist solvangud alla neelata ja palvest läbirääkimisi jätkata, viskas president Trump ukrainlased sõna otseses mõttes Ameerikast välja. Kohe ilmusid erinevatel venelaste uudistekanalitel suured rõõmusõnumid.
Paksult oli kahju rõõmu ja parastamis. Konservatiivne Harjumaa andis oma lugejatele teada enda seisukoha asjale selliselt, et venelased said kolmekordse võidu, nagu kolmeraudne pauk. Kõigepealt selles, et neid ähvardada võiv kokkulepe Ukraina ja Ameerika vahel jäi ära. Teiseks selles, et kõrgele tõusis venelaste lootus USA sõjalise abi lõppemise kohta ukrainlastele, ning kolmandaks see, et tekkinud olukord tervikuna õõnestab üleatlantilist blokki, NATO-t, ning lõhub niigi pingelisi suhteid Euroopa riikide ja Ameerika vahel. Kas juhtunu peaks olema tõestuseks sellele, et koduses, siseriiklikus poliitikas jõuline ja ühiskonnale tervendavalt mõjuv konservatiivne president Trump on välispoliitilistes küsimustes nõrk? Seda on veel vara öelda, sest nüüd hakkab toimuma uusi asju ja järgnevad päevad annavad juba parema selguse, kas Trump ongi välispoliitikas oskamatu või vastupidi. Nüüd siis kokkuvõtteks tuleb esile tuua ja märkida, et reedese päeva 2 tippuudist olidki just need, kuidas Zelenski sõitis Ameerikasse läbirääkimistele ja kuidas need kiirelt šokeeriva krahhiga lõppesid nagu omal ajal Anija meeste käimine Tallinnasse. Mõlemad uudised avaldati konservatiivse Harjumaa lehel üsna hilja reede õhtul, peale kella 9, circa tunniste vahedega, kuid mõlemad said sellegipoolest enda tiibadesse võimsa kandva tuule, loeti, laikiti, kommenteeriti ja levitati. Selle eest eraldi tänu meie lugejatele. Ja ongi aeg nädal kokku võtta. Töönädal on läbi, on jäänud vaid puhkepäevale pilk peale heita, ning siis tuua välja üks ja ainus võidupostitus sellest nädalast ehk absoluutne nädala tegija. Selle juurde aga hiljem. Niisiis laupäevane uudistepagas puhkas peaasjalikult reedese rasva peal. Lugejate totaalne huvi oli haaratud kõigest sellest, mis puudutas päev varem plahvatusega lõppenud presidentide Zelenski ja Trumpi kohtumist. Suur osa uudistest täitis maailma erinevate poliitikute seisukohad ja hinnangud sellele, mis toimus Washingtonis päev varem Zelenski ja Trumpi vahel. Ikka see, et kes keda solvas, kes süüdi oli läbirääkimiste katkemises ja milliseid järeldusi tuleb nüüd tuleviku osas teha. Konservatiivne Harjumaa märgib, et need, kes vaatasid ülekannet Valgest Majast, kus koos istusid ja püüdsid vestlust arendada kahe riigi juhid, need ei eksi järeldustes, kes oli näitleja, kes oli maskis laulja, kes kelle sülekoer, oskamatu globaalpoliitik ning lõppude lõpuks, kes keda siis solvas ning verbaalselt alandas. Eks sellekohaseid analüüse tuleb nüüd kui Vändrast saelaudu ja ilmselt ühtkomateist jõuab kindlasti nii poliitika ajaloo kokkade gurmeelauale kui tulevikus õpikutessegi. Et kuidas poliitikute lauas tuleb kasutada nuga ja kahvlit, et põlle mitte täis rõkkata. Hetkel puudub üksmeel täielikult ja toimunust on suurimad punktid noppinud hoopis vallutussõda, pidav rassistlik diktaator. Hea on see, et Euroopa lodev ja sülditaoline selgrootu poliitkond on ärganud ja aru saanud, et ainult ameeriklastele toetuda pole võimalik. Midagi tuleks ka natukene ise teha. Äkki siit saab alguse Euroopa renessanss. Mine sa tea. Nii et selle külje pealt vaadates on asjad liikumas õiges suunas. Kui Euroopa saaks lahti ka veel utreeritud rohepöörasusest, liigsest sotsialismist, tohutust bürokraatiast ning vaimuhaiguslikku seisundit meenutavast arusaamast ja suhtumisest sootutesse, soosegastesse, soopaljususse ning vaimselt kummalistesse tõlgendustesse selliste nähtuste osas, nagu näiteks abielu, põlvkondade vahelised normaalsed suhted, meeste ja naiste vahelised suhted, siis võiks tulevik isegi üsna helge näida. Aga loomulikult olid laupäeval 2 uudist, mis enam tähelepanu endale haarasid. Ja sama otse loomulikult olid need seotud eelmise päeva sündmustega. Kõige huvitavamaks peeti sellel päeval uudist, mis käsitles Türgi presidenti. Nii ta ju on, et maailm tühja kohta ei salli. Inimesed igatsevad Vene-Ukraina sõjale lõppu ja kui üks vahendajatest laualt maha libiseb, siis see ju sõda ei lõpeta. Nii ilmus kiiresti välja ka asendaja, kelleks pakub ennast Türgi president Tayyip Erdogan. Selle uudise järgi informeerib agentuur Reuters, et Türgi välisminister Hakan Fidan on valmis andma pühapäeval Euroopa liidritele ülevaate Türgi jõupingutustest, kuidas leida lahendus tekkinud olukorrale peale ameeriklaste presidendi vahendaja rollist äralangemist ning kuidas selles osas leida sõjas õiglane ja kestev rahu. Agentuuri allikas lisas, et Fidan kinnitab ka Ankara pühendumust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele, olles sellega Ameerika presidendi retoorikast märkimisväärselt erinev. Sellest sai siis päeva kokkuvõttes kõige populaarsem uudis. Väga palju maha eelnimetatud uudisele loetavuselt ei jäänud ka teine meie kodulehel avaldatud uudisnupp, mille kangelaseks, õigemini kangelannaks osutus selgelt konservatiivse Harjumaa tarbijate lemmik, Itaalia naispoliitik ning peaminister Giorgia Meloni. See uudis lendas meie lehele meediaressursi Bild vahendusel ja rääkis Meloni initsiatiivist olukorra lahendamiseks, õigemini lahenduse otsimiseks sellele olukorrale, mis kujunes välja demokraatlikus maailmas peale kõmulist Trump-Zelenski show lõppu.
Bild teatas Itaalia peaministri Giorgia Meloni ettepanekust kutsuda kokku Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikide erakorraline tippkohtumine, et arutada toimunut, olukorda ja perspektiive pärast Ukraina ja Ameerika presidentide Volodymyr Zelenski ning Donald Trumpi avalikku konflikti Valges Majas. USA, Euroopa riikide ja liitlaste vahel on vaja erakorralist tippkohtumist, et pidada avameelset vestlust selle üle, kuidas kavatseme tulla toime tänaste tõsiste väljakutsetega, alustades Ukrainast, mida oleme viimastel aastatel üheskoos kaitsnud, ütles Meloni. Ta lisas, et Itaalia esitab oma partneritele vastava ettepaneku lähitundidel. Ka rõhutas valitsusjuht, et lõhenemine Lääne alliansis nõrgestab kõiki selle liikmeid ja mängib nendele kätte kaardid, kes on huvitatud Lääne tsivilisatsiooni allakäigust. Nüüd oleme aga nii kaugel, et selle nädala päevade kaupa tehtud kokkuvõtted, mis puudutasid olulisi uudiseid konservatiivse Harjumaa sotsiaalmeediakanalilt, lõpetada tänusaluudiga kirjutisele, mis terve nädala kokkuvõttes osutus absoluutseks võitjaks. On selge, et igal eraldi võetud päeval avaldatud uudised, mis võivad olla vägagi populaarsed, ei pruugi nädalavaates jõuda nii-öelda absoluutsesse tippu. Mõne uudisnupu loetavus tõuseb nädala jooksul kõrgele ja pole välistatud olukord, et päeva arvestuses tähelepanu mitte saanud uudistenupp kogub nädala lõpuks kokkuvõtteks teistest uudistest hoopis enam populaarsust. Seega on joone allatõmbamise juures mõistlik ära tuua nii-öelda tippude tipp. Ja kui ta on olnud siinjuures jooksval nädalal ka mõne argipäeva päeva tippuudis, siis tema uuesti mainimine, talle eraldi tähelepanu pööramine pole teps paha. Samas, kui see nädala absoluutne tippude tipp pole leidnud ühelgi jooksva nädalapäeval mainimist, siis on asi hoopis põnevam ja väärib kindlasti eraldi rõhutamist ning väljatoomist. Seega, mängigu nüüd fanfaarid ja trompetid, tuleb nädala tipp. 9. nädala kõige olulisemaks ning haaravamaks uudiseks osutus reedene uudis selle kohta, kuidas Trump viskas president Zelenski Valgest Majast välja. Tegemist oli konservatiivse Harjumaa enda uudisega, mis sai palju jälgimisi, jagamisi ning arutelusid. Lehe statistilised andmed näitavad, et tema levik internetis oli 17 korda ulatuslikum kui keskmiselt konservatiivse Harjumaa lehel olevad uudised. Loomulikult loeti teda tuhandeid kordi, rääkimata reageeringutest, jagamistest ja muust Facebooki juurde kuuluvast. Egas midagi, viidatud uudis vääris õnnitlusi, nagu ka meie konservatiivse Harjumaa leht, sest sellega saame lugeda uue nädala traditsiooni ja saate uue rubriigi väärikalt sündinuks. Sellega siis tänaseks kõik. Head konservatiivse Harjumaa kuulajad-jälgijad, arvestades eelnevalt öeldut, kokkuvõtvana, ning püüdes jääda igati positiivse meelestatuse juurde, jääb mul üle soovida teile ja teie lähedastele ilusat jätkuvat nädala lõppu ning edukat uut nädalat. Kindlasti rääkige meie saatest oma sõpradele, jagage seda, laikige, kommenteerige, sest selline aktiivsus võimaldab meil saate tegemist edukamalt jätkata. Teiega saame eeldatavasti kokku juba järgmisel pühapäeval, kui midagi just väga halvasti ei lähe. Aga igapäevaselt olete oodatud konservatiivse Harjumaa kodulehele, mille aadress jookseb hetkel teie ekraani all servas. Kõige lihtsam on aga otsida meie lehte Facebooki otsimootori kaudu ja seejärel salvestada meie leht oma brauseri lemmikuteribale. Ilusat lähenevat kevadet teile! Kohtumiseni järgmisel nädalal!